Tere õhtust, head kuulajad ja vaatajad ja tere tulemast Põhiseadus 100 lava juurde jälgima Eesti kohtute arutelu teemal, kas kohtunikud teevad otsuseid trotsist. Üsna provokatiivne pealkiri ja isegi kohtunike seas tekitas küsimusi, et mis see trots siis õigupoolest on, millest me räägime. Aga tõsi ta on, et kui üks kohtulahend on sündinud, siis tekitab see vahel teravat arutelu. Miks just selline otsus? Näiteks üks ajakirjanik on ühes raadiosaates öelnud, et võib-olla hommikul kohtunik üles ärgates vaatab aknast välja, näeb seal kajakate lendamas ja mõtleb, et täna teen just sellise otsuse. Või üks teine ajakirjanik andis samuti ühes raadiosaates teada, et tema hinnangul teevadki vahel kohtunikud otsuseid trotsist. Et soovides justkui näidata, et neil on võim ja nad võivad seda teha. Selle viimase näite puhul oli tegemist siis Herman Simmi vabastamisega, mis tekitas üsna teravat vastukaja ühiskonnas. Aga täna me siis uurime, et kas see tõesti ongi nii, kas kohtunikud vahel tõepoolest teevad otsuseid trotsist. Kuidas sünnib üks kohtuotsus, kui avalik peaks kohtupidamine tegelikult Eestis olema? Ja kas meil Eestis on siis vahel nii, et kohtupidamine muutub ka iseenesest sellele kohtualusele karistuseks? Minu kõrval siin on võtnud kohad sisse erinevate Eesti õigusharude esindajad. Ühtlasi on esindatud ka 3 kohtuastet. Minu kõrval on Liina Naaber-Kivisoo, kes on Viru maakohtu kohtunik. Keskel istub Nele Parrest, kes on riigikohtunik ja seal kõige ääres on Sten Lind, Tallinna ringkonnakohtu kohtunik. Mina ise olen Kanal 2 ajakirjanik Imre Kaas. Õigusega kokkupuudet on nii palju, et ligi 10 aastat olin ma krimireporter ja olen lõpetanud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ja ütleme, õigusteaduskonna lõpetanud ka kõik kohtunikud otse loomulikult ja vahel seal esimese kursuse alguses küsitakse auditooriumis, et kes teist tahab saada kohtunikuks, palun tõstke oma käsi. Vähemalt minul seal esimesel kursusel tõusis 2 väga sellist arglikku kätt ja auditooriumis oli päris suur vaikus. Et me siin omavahel tuttavaks saaksime, siis võib-olla ma esmalt paluksingi kohtunikel kõneleda, et millist kohtuastet nad siis esindavad ja kuidas nad üldse sellele kohtuniku toolile on jõudnud. Oli see kohe selline esimene otsus õigusteaduskonda astudes või on see karjäär kulgenud kuidagi teisiti? Nii et Liina Naaber-Kivisoo esmalt. Tere, mina olen kohtunik olnud 1,5 aastat ja olen siis esimese astme kohtunik, tegelen tsiviilasjadega. Ja selleks, et siis võib-olla aru saada, mis see tähendab, enamasti need on võlanõuded, siis on väga palju elatise nõudeid, lisaks sellele hooldusõiguse ja eestkoste küsimused, pankrotiõigus ja asjaõigus näiteks, et kui kellelgi on mingi probleem kuhugi läbipääsuga ja nii edasi. Aga enne seda, kui ma siis kohtunikuks sain, siis kuigi ma olen seda tahtnud võib-olla mitte päris esimesest kursusest, aga enne olin ma 10 aastat umbes advokaat ja lisaks ka 3 aastat Euroopa Komisjoni õigusteenistuses. Nii et karjäär enne kohtunikuks saamist on üsna mitmekülgne olnud. Nele Parrest. Tere päevast. Eesti kohtusüsteem on midagi sellist segu positsiooni ja karjäärisüsteemist. Ehk teisisõnu küsimus siis sellest, et kas peab alati olema nii, et inimene noorena siseneb esimesest astmest ja siis läbi oma elu tõuseb järgmisele astmele ja siis järgmisele astmesele. Või on võimalik kohtusüsteemi siseneda kõrgematesse astmestesse ka otse. Eesti on midagi siin sellist segasüsteemi ja mina olen siis üks neist õnnelikest, kes sisenes Eesti kohtusüsteemi otse kõige kõrgemasse astmesse. See oli õnn, aga loomulikult ka tohutu vastutus. Töötan tänaseks juba siis 4 aastat Riigikohtus. Olen halduskolleegiumi liige ja ühtlasi ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige.
Mis asi see halduskohtumenetluse asi on? Sinna alla kuuluvad kõik vaidlused, kus inimene on avaliku võimu vastu. Olgu küsimus siis sellest, kas ettevõte peaks saama tegevusloa, kas inimene peaks saama sotsiaaltoetuse, kas ehitusluba tuleks anda, milline planeering tuleks kehtestada ja muu taoline. Kui rääkida minu taustast, mida ma tegin ennem seda, kui ma kohtusüsteemis sisenesin aastal 2016, siis pärast ülikooli lõppu töötasin ma mõned ajad Justiitsministeeriumist ehk tegelesin siis rohkem õigusloomega. Ja pärast seda töötasin aastaid õiguskantsleri kantseleis nõunikuna ja lõpetasin siis asetäitja nõunikuna. Õiguskantsleri töö on mõneti sarnane halduskohtuniku tööle ehk lahendada kaebuseid, kus siis inimesed ei ole rahul mõne ametniku tööga. Aga üks hea ja suur oskus ja kogemus, mille ma õiguskantsleri juures ka kaasa võtsin, mis tänases minu töös on äärmiselt oluline, on oskus lugeda põhiseadust. Saada aru, mis on nende normide taga, mis on nende sisu, mõte ja eesmärk. Sten Lind. Tere! Erinevalt eelkõnelejatest minu karjäär on olnud üsnagi kohtute keskne. Kohtunik olen olnud praegu umbes 12 aastat. Enne ringkonnakohtunikuks saamist olin ka Harju maakohtus kriminaalasju ja väärteoasju lahendav kohtunik. Enne seda lühikest aega Justiitsministeeriumis karistusõiguse ja menetluse talituse juhatamisega tegelesin ja enne seda veel hulk aastaid olin Riigikohtus kriminaalkolleegiumi algselt konsultant, hiljem nõunik. Nii et suurem osa minu karjäärist on tõesti olnud seotud kohtute tööga. Aga kui Imre siin alguses ütles, et kas kohe esimesest kursusest alates oli selline tunne sees, et peaks minema seda teed, siis kindlalt ma võin öelda seda, et veel 4. kursusel ehk siis toona viimasel kursusel olin ma veendunud, et ma karistusõigusega küll tegelema ei hakka, sellepärast et see on nii suur vastutus teiste inimeste elu pärast, aga saatusel olid teised mõtted. No nii see kipub olema, aga läheme siis selle teema juurde ja võtame kohe selle trotsi ette. Kas siis tõepoolest vahel mõni otsus, mida kohtunik peab tegema, langetatakse kellegi või millegi kiuste? Sest trots ju tegelikult seda tähendab. Et olgu see siis menetlusosaliste vastu, olgu see siis, ma ei tea, poliitikute vastu, ühiskonna ootuse vastu. Kas te olete kunagi tundnud, et teie sees selline pisikene trots on, mida tuleb alla suruda või kuidas sellega on? Kes soovib alustada? Millegi pärast vaatavad kõik minu otsa. Jah, kriminaalõigus siis. Mul on väga raske ette kujutada, et kohtunik teeks otsuseid trotsist. Et siin minu jaoks see, kui keegi ütleb, et teeb otsuse trotsist, et millegi kiuste, siis see tähendaks, et siin kohus läheb vastuollu seadusega. Et eelkõige ju kohus peab lähtuma seadusest ja õigusest. Ja sellega ongi see, et kui kohtunik hakkab meelega tegema otsust, mis ei ole seadusega kooskõlas, mille kohta ta ise tunneb, et see ei ole seadusega kooskõlas, sellega paneb ta toime juba ise kuriteo. Aga kindlasti ega kohtuotsust mõjutab väga palju tegureid, et kohus ei ole selline seaduse kohaldamise masin ja ka seadus jätab väga palju tõlgendamisruumi ja lisaks seadusele jääb väga palju sellist otsustamis- või kaalutlemisruumi ka tõendite põhjal, sellepärast et kunagi ei ole ükski tõend täiesti vastuolude vaba või tõendite kogum ei ole vastuolude vaba. Ja siis hakkavad mingil määral kindlasti ka kohtuniku enda väärtused ja emotsioonid mõjutama otsuse tegemist. Et mismoodi kohtuniku väärtus otsuste tegemist mõjutab, et siin on kas või see, et kui seaduses antakse mingisugune
kriteerium, et näiteks mingi tegu on toime pandud julmal viisil, et see on puhtalt kohtuniku sisetunnetus, et mis on julm viis. Ja teistpidi mulle tundub, et kui räägitakse sellest trotsist, siis see emotsioon, et kohtunik on teinud otsuse trotsist, ongi sellise inimese emotsioon, kes seda otsust omakorda loeb ja tema arusaamad on erinevad, et ka juba kohtunike endi seas võivad arusaamad olla erinevad, et et siin näitab seda ka see, et madalama astme kohtud ja kõrgema astme kohtud ei pruugi olla sama meelt, et tingimata ei tähenda see, et kõrgema astme kohus tühistab madalama astme kohtu otsuse ära, et kohus midagi otseselt väga valesti on teinud, aga kõrgema astme kohtu hinnang on teistsugune. Et siin ma ütleks ka seda, et ma arvan, et ükski kohtunik ei taha teha otsust, millest ta eeldab juba ette ära, et see nagunii ära tühistatakse. Et pigem nagu tahaks natuke prognoosida, et mida ka kõrgema astme kohus arvab. Aga kui kohtunik juba seda ei oska ette prognoosida, et siis on ka väga raske nagu kogu üldsuse arvamust ära prognoosida või tegelikult ei saagi teha otsust, mis kõigile meeldiks. No siin on hea võimalus kohe riigikohtunikult küsida, miks siis ikkagi juhtub Eestis nii, et riigikohus vahel alama astme otsuseid ümber muudab. Kas need kohtunikud ei ole olnud pädevad? Miks nad eksivad? Miks riigikohus leiab midagi muud? Iga kohtunik asudes ametisse annab vande. Ka mina olen selle andnud. Mõista õigust lähtudes oma südametunnistusest, järgides põhiseadust ja seadust. Eesti keeles see termin õiguse mõistmine, millega kohus siis tegeleb, tegelikult on päris põnev termin. Et kui hakata mõtlema, millest see koosneb, siis ta koosneb 2 osast. Õiguse mõistmine. Ehk teisisõnu, kuidas kohtunik mõistab õigust, kuidas ta sellest aru saab. Iga õigusnorm on kirja pandud sõnades. Ja ma arvan, et enamikule kuulajaskonnast ma ei pea rääkima seda, kui mitmetähenduslikud võivad olla sõnad. Ühel ja samal terminil võib olla erinevate inimeste jaoks väga erinev arusaam. Juba see on esimene indikatsioon sellest, et üks ja sama inimene ka mis iganes parimas heasusus tegutsedes võib saada samast tekstist, samast õigusnormist erinevalt aru. No minnes edasi siis selle juurde, mida kirjeldas ka Sten, et seadused ei ole meil kirjutatud viisile, et kui sa lähed poodi, varastad ühe šokolaadi, siis on karistus selline. Kui sa lähed poodi, varastad ühe šokolaadi, aga ühe kommi ka veel, siis on sinu karistus selline. Kui sa lähed poodi, varastad kommi, šokolaadi ja veel ka küpsise, siis on sinu karistus hoopis veel 3. moodi. Seadus on kirjas lihtsalt, et kui sa midagi varastad, siis võib sulle määrata karistuse sellest maali, selle maani. Kõik, mis sinna vahele jääb, see on kohtuniku otsustusruum. Ja loomulikult hakkavad siin mängima erinevad arusaamad, mis peaks olema see määrav konkreetse inimesele selle konkreetse karistuse määramisel. Tulles tagasi siis selle küsimuse juurde, et miks Riigikohus tühistab aeg-ajalt alamate astmete kohtu otsuseid, kõik taandubki sellele, et esiteks saadakse erinevalt aru erinevatest terminitest. Loomulikult on ka kohtute töös aeg-ajalt vigu, aga mulle ei meeldi rääkida sellest, et esimese või teine astme kohtunik oleks kuidagi eksinud. Üldjuhtudel on pigem tegemist erinevate arusaamadega, mis on ka erinevate kohtunike vahel. Lihtsalt meie põhiseaduse looja on selle nii kirja pannud, et kõigepealt arutab asja esimese astme kohus, siis arutab teise astme kohus ja siis jõuab asi 3. astmesse. Ja põhiseaduse andja on andnud selle õiguse, kohustuse, aga ka vastutuse 3. astmele öelda, see on lõplik tõde.
see võib teile meeldida, see võib teile mitte meeldida, aga teie olete ametisse nimetatud ja teil on see õigus, kohustus, vastutus teha see lõplik otsustus, mis jääb kehtima. See on lõplik tõde. No ja tasub vist mainida, et ka seal Riigikohtus on ju eriarvamusi. Otsuste juurest saab ju lugeda, et see või teine riigikohtunik jäi asjas eriarvamusele. Ja olen isegi seda võimalust kasutanud. Tsiteerisin ennem kohtuniku vannet, mille ma olen andnud asudes ametisse oma parima äranägemise järgi, lähtudes siis oma südametunnistusest, mõisteõigust, lähtudes põhiseadusest ja seadusest. Ja kui südametunnistus räägib midagi muud, siis tuleb see lihtsalt kirja panna eriarvamusse. Liina, kuidas on tsiviilõiguses? Kui palju kaalutlusruumi seal kohtunikul asjade lahendamisel on? Ma just mõtisklesin selle peale, et tsiviilõiguses ikkagi meil on ka sellised mõisted, mis sunnivad kohtunikku väga palju kaalutlema, kuigi võiks arvata, et mõned asjad on nagu väga selged, et kas on leping või ei ole lepingut, eks. Et see on nagu fakti tuvastamise küsimus ja sealt edasi õigussuhte tuvastamise küsimus. Aga meil on sellised toredad mõisted nagu mõistlikkuse põhimõte näiteks. Et mis on mõistlik? Seda ju sisustab tegelikult kohtupraktika ja kui seda praktikat pole, siis hakkame sealt esimesest astmest pihta. Et mis see mõistlikkuse koht siis on. Siis näiteks hooldusõiguse küsimustes on üsna palju seda kaalutlusõigust, et kuidas kohtunik ikkagi näeb seda suhet. Et kas kui me hakkame hooldusõigust ära võtma, et kas see, kellelt seda hakatakse ära võtma, et kas ta on sobiv vanem või ei ole sobiv vanem. Siin on ka kohtul ikkagi küll on tõendid, aga lõplik see kaalutlusotsus tuleb ikkagi kohtuniku südametunnistuse järgi. No siin me tegelikult jõuamegi kohtuniku isiku juurde, tema enda väärtushinnangute juurde. Nagu te ütlesite, siis hooldusõiguse küsimuses üks kohtunik võib-olla annaks ühele poolele õiguse, teine teisele poole. Et kui suur roll ikkagi nende otsuste langetamise juures siis on kohtuniku enda välja kujunenud väärtushinnangutel, tema maailmavaatel? See sõltub päris palju valdkonnast ja sellest, kuidas seadusandja on meile need raamid paika pannud. Erinevates õigusvaldkondades on nende juriidilises keeles tähistatakse seda terminiga määratlemata õigusmõiste. No, need on siis nii-öelda sellised kummist mõisted, olgu siis avalik huvi või nagu Liina näite tõi, mõistlik aeg. Kui seadusandja on meil juba sellise otsustusruumi andnud, siis sellest lähtudes me ka oma otsused tegema peaksime. Eks jah, seda on ka kohtunikele ette heidetud, et me justkui teeksime ise tegevust, kui me ühes või teises lahendis on kirjas, et näiteks ka samast soost inimestel on õigus perekonnaelule, et seejuures me justkui läheksime vastuollu nende arusaamadega, mida poliitikud on tahtnud seadustes väljendada, aga kui seadus meile selle otsustusruumi andnud, siis meil on õigus, aga ka kohustus lähtudes oma südametunnistusest otsustada, kas siis on õigus perekonnaelule või ei ole õigust perekonnaelule. Et mõneti me sellega seoses on toodud ju välja või tehtud ka ettepanekuid, et võib-olla peaksid meil kohtunikud olema näiteks valitavad selleks, et nii-öelda siis avalikkus ja ühtlasi tähtaegsed ametiajad, et avalikkus ja siis poliitikud saaksid nii-öelda järgi katsuda, et kas ühe või teise kohtuniku väärtushinnangud ikkagi sobivad ja on kooskõlas nii-öelda valitseva avaliku arvamusega. Aga ma arvan, et see kohtunike valitavus ja ametiaegade tähtaegsus on väga lühiajaline vaade, et lugesin just eile üle kohtute aastaraamut 2018, soovitan lugeda, keda huvitab see kohtunike valimise teema. Seal on Anu Uritamõi artikkel kirjeldus sellest,
Ameerika Ühendriikidest, kus teatavasti on mitmeteski osariikides valitavad kohtunikud ja mida see on endaga kaasa toonud. Ja seal on üks päris selline mõtlemapanev anekdoot, kus advokaat istub oma kliendiga kohtusaalis, oodates vast ametisse nimetatud valitud kohtunikku. Ja siis advokaat sosistab oma kliendile, et ta on natukene mures. Ta on mures sellepärast, et vastaspoole advokaat rahastas kohtuniku valimiskampaaniat, mille peale klient natuke mõtleb ja siis küsib, et aga miks sina siis ei annetanud ja ei rahastanud? Kui te nüüd ise panete ennast sellisesse menetlusosalise rolli, et kas teie tahaksite, et teie kohtuasja lahendaks kohtunik, kes on läbi viinud valimiskampaania, mida on rahastanud võib-olla mitte kõige puhtama tausta ja kõige puhtamate motiividega ettevõtja, kas teie tahaksite olla menetlusosaline sellest kohtuasjas? No tõenäoliselt ei taha. No võib-olla selle kohtunike valimise teemaga edasi minnes tegelikult ühed kohtunikud meil siiski Eestis on valitavad, tõsi? Tegemist on eluaegse ametiga siiski. Ja nimelt riigikohtunikud, ka mina ise olen siis valitud parlamendi poolt riigikohtunikuks. Kas valitud või kinnitatud? Parlament saab hääletada ka vastu. Ja ka mina sain vastuhääli, andes valesid vastuseid teatud poliitikute hinnangul nende küsimustele. Riigikohtunikud on valitud ja see põhimõte, et riigikohtunikud valitakse parlamendi poolt, on tegelikult meil kirjas juba põhiseaduses. Ja ausalt öeldes ma ei ole päris kindel, et nii meie poliitikud kui ka tegelikult avalikkus on enda jaoks läbi mõelnud, et miks see nii on. Tegelikult on sellel väga oluline ja kaalukas põhjus. Lisaks sellele, et Riigikohus on kõrgeim kohtuaste tsiviilasjades, kriminaalasjades, haldusasjades, on tegelikult Riigikohtul veel üks väga oluline ja kaalukas roll, nimelt põhiseaduslik järelevalve. Ehk teisisõnu, Riigikohus kontrollib, kas seadusandja seaduste vastuvõtmisel on jäänud põhiseaduse raamidesse. Kas ta on järginud neid õigusi, kohustusi, põhimõtteid, printsiipe, mis on põhiseaduses kirjas. Ehk teisisõnu, parlament, valides mind ametisse riigikohtunikuna, ühtlasi tegelikult on valinud mind nii-öelda iseenda tegevuse kontrollijaks. See roll ja volitus, põhiseaduslik järelevalve on tegelikult äärmiselt olulise kaaluga. On ju parlament demokraatlikult legitimeeritud seaduste vastuvõtja ja nendes seadustes peaks eelduslikult siis nii-öelda kõlama rahva hääl. Ja riigikohtunikud öeldes, et ei seadusandja, nii asjad ei käi, et see, mis sa tegid, olid põhiseadusega vastuolus, omab tegelikult selline otsustus, omab päris olulist rolli demokraatlikus ühiskonnas. Ja võib-olla kõige lihtsam näide, nädal tagasi kogumispensionide asi, mida me Riigikohtu üldkogu saalis arutasime, on kõige lihtsam näide sellest, kui oluline on riigikohtunikke, kes on valitud parlamendi poolt ühtlasi seega nii-öelda antud legitimatsioon või mandaat, et kui oluline see roll Eesti ühiskonnas tegelikult on. Ja kui me nüüd näiteks võrdleme paralleelselt näiteks USA-ga, kui palju arutatakse selle üle, et need kohtunikud, kes ülemkohtus töötavad, et on nad pigem konservatiivse vaatega või liberaalsete vaadetega ja kui palju diskuteeritakse selle üle, et kui uus ülemkohtu kohtunik ametisse nimetatakse mitte üksnes nii-öelda poliitikute seas, vaid ka laiemalt avalikkuses. Kas mitte sama ei peaks tegelikult toimuma ka Eestis? Olukorras, kus Riigikohtul on selline oluline roll seadusandja tegevuse kontrollimisel. Siin on kindlasti mõttekoht. No me ühtepidi jõudsime nüüd välja poliitikani. Mõni
erakond meil leiab, et seesama pensionisamba küsimus on puhtalt poliitiline küsimus ja ei puutu kuidagi nüüd sellesse pädevusse, mida praegu Riigikohus arutab. Ma ei tahaks väga sellesse kinni jääda. Et pigem ma küsiksin nii, et kas riigikohtunik, kas kohtunik peaks näiteks avaldama oma poliitilise eelistuse? Kas see kuidagi omab tähtsust asjade lahendamise juures? No, ma olen juba palju rääkinud, aga kohtute seaduse järgi juba ükski kohtunik ei või kuuluda erakonda ega tegelikult osaleda ka erakonna tegevuses ehk nagu ma juba korduvalt olen tsiteerinud seda vannet, mida iga kohtunik annab, peab ta lähtuma üksnes oma südametunnistusest, põhiseadusest ja seadusest, mis ei tähenda tegelikult seda, et iga kohtunikul ei oleks oma väärtuseid, oma arusaamu, maailmavaadet, kui soovite. Põhiseadus näeb ette inimestele palju õigusi, kohustusi ja üks Eesti kodaniku kohustus, mida põhiseadus teilt eeldab, on käia valimas. Ka kohtunikud on kõik Eesti kodanikud. Ka meil lasub see õigus, aga ka kohustus käia valimas. Ja iga 4 aasta tagant ma usun, et enamus kohtunikke oma kodaniku kohust täidavad ehk lähevad valimisurni juurde, olgu see siis füüsiline või elektrooniline ja oma sedelikese sinna valimisurni laseb, kus on siis kirjas mõne kandidaadi number, olgu see siis valimisliit või üksikkandidaat või erakond. See ju tegelikult näitab ka seda, et igal kohtunikul kui inimesel on oma arusaam, kuidas ühiskonna asjad võiksid olla korraldatud, et loomulikult meil on ja peavadki olema oma väärtused ja arusaamad ühiskonnast. Sten, teie kui karistusõiguse asjatundja Savisaare kohtuprotsessi ajal kohtualune pidevalt ütles, et tegemist on poliitilise protsessiga. Kas sellise protsessi lahendaja peaks siiski välja ütlema, et mida tema siis kohtualusest arvab? On see nüüd poliitiline protsess või ei ole? Ma pean tunnistama, et mina seda etteheidet kunagi ei võtnud kui etteheidet kohtunikule, vaid üldse, et see protsess, kui selline algatati, selle peale ma ei ole isegi tulnud, et see ka kohtunikule oli etteheide. Sellepärast, et kui kohtu ette on kohtuasi toodud, siis nagu kohtunikule lihtsalt öelda, et ei, ma ei lahenda seda asja, seda võimalust ei ole. Kohtunik teatud juhul võib taanduda, kui ta tunneb, et ta ise ei saa olla sõltumatu. Ja kohtunikku on võimalik taandada, kui menetlusosalistel on mingi põhjus arvata, et kohtunik ei saa olla sõltumatu. Et ka selles asjas, kui oleks olnud mingid konkreetsed asjaolud, oleks olnud võimalik taotleda kohtuniku taandamist. Ma ei oska nüüd öelda, et võimalik, et seda isegi tehti. Aga jah, et küsimus on selles, et sellisel juhul see väide peaks jällegi mingitel faktilistel asjaoludel põhinema. Et lihtsalt, et iga poliitik, kelle suhtes mingi kohtumenetlus käib, kui tema ütleks, et see on poliitiline, siis justkui tekikski täielik selline immuniteet, et mitte kunagi ja mitte mingil moel ei võiks ühegi poliitiku vastu kriminaalasja alustada. Et see ilmselt ka ei oleks päris aktsepteeritav. No miks lähevad vahel kohtuotsused vastuollu sellega, mida näiteks avalikkus, mida ühiskond ootab, isegi näiteks tsiviilasjades? Sest võib-olla avalikkus ei tea kõiki nüansse, kõiki neid asju, mis kajastatakse ajakirjanduses, ei pruugi olla kohtutoimikus ja kohtunik ei saa teha teistsugust otsust kui see, mis ta teeb, sest ikkagi võttes materjalid aluseks, ta saab teha ainult sellise otsuse, nagu ta teeb. Aga avalikkus on näiteks saanud hoopis mingisuguse teistsuguse kuvandi sellest. Ja eks meil igal ühel ole tõesti iseenda veendumus ka ja kas me nüüd kajastame neid kohtuasju nii detailselt avalikkusele, kui need seal toimikus on, ma arvan, et mitte. No tegelikult see avalikkuse teema on meie suurem selline järgmine plokk, aga lõpetame selle teema ära, et
et Sten, teie olete kritiseerinud ka sellist tänast meie olukorda, kus vahel otsuseid langetades ei saa kohtunik arvesse võtta siis selle kohtualuse varasemaid kuritegusid, mis on kustunud. Et kas see fakt, mis näiteks avalikkusele on teada ja kui nüüd kohtunik ei saa seda arvesse võtta, millise mulje see tegelikult meie kohtusüsteemist jätab? Ja ma tahtsingi öelda seda, et üks aspekt, mis võib seda mõjutada, et miks avalikkuse jaoks võib olla kohtuotsus arusaamatu, on see, et avalikkusel on teada mingit infot, mis ka mõjutab seda arvamust, aga mida kohus tegelikult ametlikult arvesse võtta ei või. Et siin on olnud ka seda, näiteks liiklusõnnetuste puhul, raskete liiklusõnnetuste puhul, kus piltlikult öeldes kogu küla teab, et ta joob ja sõidab ja kihutab. Aga see, et kogu küla teab, see ei ole mingisugune tõenditel põhinev fakt ja see ei seondu selle konkreetse asjaga. Kohtunik peab keskenduma sellele, et sellel konkreetsel juhul, mida ta tegi, kuidas ta sõitis ja mis selle tagajärjed olid. Et ta ei saa võtta seda üldist kogukonna teadmist endale aluseks. Ja tegelikult on võimalik ka see olukord, kus on isegi olemas mingisugused tõendid ja see tõend iseenesest võib väga selgelt näidata kellegi süüd. Aga kui sellel tõendil on küljes mingi põhimõtteline viga, mille pärast seda tõendit ei tohi kasutada, siis peab kohus selle tõendi kõrvale jätma ja tegema näo, et sellist tõendit ei ole olemas. Kas on see siis mingisugune jälitustoimingu tulemusel saadud info, ainult et jälitustoiming on tehtud ebaseaduslikult või annab keegi väga selgelt kedagi süüstavaid ütlusi, aga on mingi oluline põhjus arvata, et kahelda nendes ütlustes, et kas see inimene annab päris ausalt neid ütlusi. Sellisel juhul peab kohus selle info kõrvale jätma ja võibki tekkida vastuolu sellega, et see sama info on jõudnud ka avalikkuse ette ja nüüd avalikkus juba ootab, et selline info on olemas, aga nüüd tuli siis selline otsus. Nii, enne kui me hakkame nüüd arutama avalikkust, siis selle teemaploki lõpetuseks võtaksin ka publiku seast paar küsimust, kui nüüd on tekkinud. Mikrofon tuleb sealt kohe. Ja palun, kui võimalik, siis ka tutvustage, kes te olete. Tere, minu nimi on Mats. Ma olen Tartu Ülikooli teadur ja advokaadibüroo Lextali jurist. Et mul on küsimus kohtunikele selline, et just selle viimase teema osas, et kas ja mitu korda on olnud selline olukord, kus te olete teinud otsuse, mis on seaduse järgi õige, aga teie sisetunde järgi ebaõiglane. Et te ütlete, te olete olukorras, kus võttes arvesse neid tõendeid ja neid norme, ma pean tegema sellise otsuse, isegi kui ma lisan sinna juurde midagi muud, näiteks ma loodan, et ma soovin, et seadus oleks teistsugune või et siin on mingid teised asjad, mis ei ole tõenditena esitatud. Teile tundub, et see on ebaõiglane otsus, aga teil ei jää muud üle. Et nagu, kas te saate rääkida, et kas, millal, kuidas, mis asjaoludel? Aitäh. Jah, ma võin otsa lahti teha, et põhimõtteliselt on ju nii, et kui sa teed otsust ja sa tunned, et seadus seob su käed selle otsuse tegemisel nii kõvasti kokku, et see tundub sulle, aga see tulem tundub sulle ebaõiglane, siis ütleme nii, et mina olen põhiseaduse usku inimene ja ütlen, et siis on selline seadus põhiseadusega vastuolus. Ja siis on kohtunikul selleks konkreetne tegutsemis selline nii-öelda jada, mida ta peab ette võtma, et tal on võimalus see seadus kohaldamata jätta ja langetada siis, algatades põhiseaduslikkuse järelevalve, algatada põhiseaduslikkuse järelevalve ja lahendada see otsus selline, mis minu südametunnistuse järgi vastab enam põhiseaduse mõtte sättele ja eesmärgile. Küll ma pean tunnistama, et on olnud minu praktikas üks kohtuasi, mis jäi mul kripeldama, aga seda mitte niivõrd menetlusnormide või mitte niivõrd seaduse normide tõttu, vaid seetõttu, et advokaat oli asja väga halvasti ajanud. Ja siis paraku otsisid ühte nurka, otsisid teist nurka, et teha õiglasemat otsust, aga
kui juba algusest peale on advokaat halvasti asja, siis no ei saanud küüsi teha. Ma kohe jätkaks sealt, et mina pean ikka tegelema oma varasema rolli mahasurumisega, et olles olnud pikalt vandeadvokaat ja esindanud nii-öelda seda ühte poolt ja püüdes leida oma kliendile seda kõige paremat tulemit, siis täna olles kohtusaalis see otsustaja, ma vahetevahel eksin oma mõtetes ikkagi sinna, et aga miks see advokaat nagu seda ei paku välja oma kliendile. Tuleks palju parem lahend. Kas kohtunik ei või siin sekkuda öelda, et no eks ta natuke sekkub ja tsiviili selgitamiskohustus ja kõik muud sellised asjad aitavad mind kaasa sellele, aga ega ma lõppkokkuvõttes ei saa ütelda, et kuule, mine nüüd sinna ja võta see tõend ja too mulle. Et seda ma päris teha ei saa. Et ümber nurga ja nii ütleme siis püüdes nagu leida seda, et kuidas inimese, mis on inimese tahe olnud. Vahetevahel on ka see, et esindaja võib-olla ei ole oma kliendile kõike selgeks teinud. Et näiteks elatiste asjades on see, et kliendil on teadmine, et see miinimum, mis seal seaduses on kirjas, see tuleb alati välja mõista. Ja kui ta sinna kohtusaali jõuab, siis tuleb välja, et tegelikult ikkagi alati ei ole see miinimum, et on väga palju argumente, mis siis teisele poolele on, et seda miinimumi vähendada, see tuleb talle üllatusena. Ja siis kohtuniku roll ongi seal selgitada seda, aga siis ka vahel siis jõuda, minu eesmärk seal tihti jõuda kompromissini, aga siis ongi see koht, kus ma vahel tunnen, et aga võib-olla see esindaja oleks pidanud hoopis kuhugi mujale suunama oma energia ja tooma mulle mingisuguseid muid tõendeid. Et see jääb kripeldama. Nii, aga Sten, sama küsimus ka sulle, et kas näiteks mõnes mõrvaprotsessis on jäänud inimene süüdi mõistmata, teades, et ikkagi ta on tegelikult ju selle toime pannud. Midagi nii värvikat mul meelde ei tule ja isegi kui seal sellised nüansid oleks, siis ma pean ütlema, et seal tuleb ette nõupidamistoa saladus. Aga seda olukorda, kus ma olen pidanud ütlema, et jah, paraku seadus on selline, võib-olla ei ole kõige mõistlikum, aga ma ei näinud ka põhiseaduse vastasust, selliseid olukordi on olnud, et midagi väga värvikat meelde ei tule, aga viimane asi konkreetselt oli seotud prokuratuuri kaebeõigusega, kus juba prokurör kirjutas, et see, et mul ei ole õigust kaevata, et see on ebaloogiline. Mina kirjutasin vastu, et jah, on tõesti ebaloogiline, aga kui seaduses on niimoodi, et seal oli küsimus niimoodi, et oli kautsjoni ja elektroonilise valve kaalumine kohtus, kohus neist valis ühe ja ühel juhul nendest on võimalik edasi kaevata, teisel juhul ei ole. Seadus lihtsalt on niimoodi kirjutatud. Ja kuna seal oli tegemist just prokuratuuri edasi kaebamisega, et mitte siis inimese õigustega või tema õiguste kaitsega, et ma ei näinud seal ka põhiseaduse probleemi ja selles asjas sai tõesti kirjutatud niimoodi, et jah, seal tõenäoliselt tehniline probleem on, et see võiks olla teistmoodi võib-olla, aga see on seadusandja küsimus ja siin selles mõttes kohtu seisukoht, et kas võiks olla teistmoodi või mitte, see ei loe, sellepärast et seaduse piiridest me ikkagi välja minna ei saa, kui me just ei näe mingit põhiseaduslikkuse küsimust. Kuidas kohtunik ikkagi nüüd seadusandjale niimoodi lauanurgale koputama läheb, et kuulge, et see seadus on vigane, palun kiiremas korras midagi ette võtta? Aga see ongi, kui räägitakse kaasajal võimude lahususest, siis kaasaegne arusaam on ju mitte ainult lahusus, vaid ka tasakaalustamine. Ja siin ongi ka kohus võib vihjata seadusandjale või anda märku, et võt siin võiks teha. Et ma arvan, et jah, maakohtu ja ringkonnakohtu asi see nii väga võib-olla tõesti ei ole. Me võime seda öelda, aga me lihtsalt ei ulata sinna seadusandja pilgu alla. Aga ma võin täitsa kindlalt öelda, et vähemalt Riigikohtu kriminaalkolleegium ütleb selliseid asju täiesti selgelt mitu korda aastas. Ja ka ise olen lahendisse kirjutanud, et võib-olla võiks ühte või teist normi natukene parendada. Üks päris huvitav teadustöö tehti kunagi ka, et üks tudeng tegi, et kuivõrd on Riigikohtu poolt lahendites signaliseeritud puudujääke seadusandja siis tegelikult ka parandanud, et ega see protsent just suur ei olnud. Jah, kui asi Riigikogu suurde saali jõuab, siis teadagi, mis seal juhtuma hakkab. Nii, aga publikust veel üks küsimus.
kas kuulete, jah? ja Mul on 2 küsimust. Esimene on, et palju avalik huvi ja avaliku nii-öelda õigluse nõudmine manipuleerib teiega, kohtunikega ja teie otsustega. Ja teine küsimus, mis ei ole võib-olla eelmise plokiga nii väga seotud, aga üleüldiselt šokivangistus. Kui tihti olete teie seda karistust määranud ja mis on varasemate kogemuste põhjal siis see tulemus, et kui väga ta aitab? selle avalikkuse küsimuse juurde me tegelikult kohe jõuame, nii et võib-olla räägime selle šokivangistuse ära. Sellest saan vist ainult mina rääkida. Ma ei ole ise statistikat teinud. Sellega on ka lisandub see, et ringkonnakohus on teise astme kohus, et väga palju me kontrollime seda, mida juba maakohus teinud on. Et maakohus on see, kes esimesena otsustab selle šokivangistuse või mille iganes. Et kuidas ta karistab seda, et kõrgem astme kohus karistust korrigeeriks. Selleks peaks olema mingi päris selge viga karistuse mõistmises, sellepärast et karistuse mõistmisel on kohtul suhteliselt suured vabadused või see ongi natuke selline sisetunde küsimus. Aga ma nüüd eraldi, ma usun, et Justiitsministeerium on teinud seda statistikat, et kui palju sellest kasu on. Nii palju, kui ma olen lugenud teiste riikide kogemusest, sest ega Eesti ei ole ainus koht, kus šokivangistust kasutatakse, siis seda ikkagi nähakse efektiivse meetodina inimeste puhul, kellel see on tõesti siis sisuliselt esimene kokkupuude kriminaalasjaga. Et inimeste puhul, kes ikka ja jälle kohtu ette satuvad, et seal ilmselt see mõju on väike. Aga selline laiemast statistikast võttes ongi erinevate riikide kogemus on see, et on mingisugune tuumik nii-öelda kurjategijaid, kes ikka ja jälle satuvad kohtu ette ja on suurem osa pigem siis selliseid inimesi, kes tõesti satuvad kohtu vaatevälja ühe korra. Et ma arvan, et nende inimeste puhul võiks see olla täiesti efektiivne ja kohtuniku ülesanne ongi siis kuidagi tunnetada ka seda, et kui suur on see lootus, et selle inimese jaoks võiks see jääda selleks ainsaks korraks. Aga võib-olla selle esimese küsimusega, mis haakub selle sisuliselt ju teemaga, et kas see, kui avalikkuse ees kajastatakse mingit kohtuasja, see kuidagi mõjutab kohtuniku siseveendumuse kujunemist, siis ma olen enam kui kindel, et 99,9% juhtudest see mingit mõju ei oma, et pigem see tekitab kohtunikus sellist vähemalt isikliku kogemuse pinnalt, et pigem sellist hämmastust, et kas te nagu tõesti arvate, et see kuidagi võiks mulle mõju avaldada, et kui ma olen lahendamas mingit konkreetset suure avalikkuse huviga olevat kohtuasja, siis mingid, ütleme nii, et veidrad ajaleheartiklid hakkavad ilmuma ühel või teise nurga alt seda teemat puudutades, et pigem see võib tekitada trotsi, et miks te tahate mõjutada, et ühesõnaga ma arvan, et kõik kohtunikud on piisavalt suure egoga, et oma peaga mõelda ja tahta ikkagi ise see otsus teha. Küll sellega haakuvalt olen ise mõelnud päris palju selle üle, et Eestis mitte küll nii väga, aga paljudes teistes riikides on hakatud kasutama tehisintellekti ennustamaks kohtuotsuseid. Ehk teisisõnu on tehtud siis analüüse, et sellises olukorras selliste tingimuste esinemise korral see tõenäosus, et kohtunik otsustab sel viisil on selline ja selline. Et kas ja millist mõju selliste ennustuste tegemine, sellised analüüsid, nende avalikustamine võib omada kohtulahendile, et siin ma tegelikult näen küll päris suurt ohukohta, et kui näiteks ilmuks selline analüüs, et Nele Parres tavaliselt otsustab sellistes asjades sel viisil, siis isegi kui ma eiran seda teadlikult, otsustan, et ei, ma ei taha seda,
see ei mõjuta mind, siis kas see võib omada siiski alateadlikku mõju, et ma nüüd hakkan otsustama hoopis teistmoodi siis, et aga miks teistmoodi? Võib-olla ka samamoodi, ei tea. Et ühesõnaga see paneks mind tõsiselt mõtlema, et kas see kuidagi mõjutab mind, et siin ma näen küll selles mõttes tõsist ohtu, et sellist tehisintellektil põhinevate kohtulahendite etteennustamine võib kohtuniku sõltumatust mõjutada ja ühesõnaga, ma olen väga skeptiline nende osas. No põhiseadus ütleb meil ju selgelt, et õigust mõistab ainult kohus. Kui me aga heidame ikkagi pilgu nüüd meediasse, vaatame neid ajalehe pealkirju, siis vahel ei ole isegi küsimus sellest, et mis see võimalik lahend võib olla, vaid et inimene on juba selle teo toime pannud. Kuidas teile tundub, kas meedia kohtuasjadest rääkides vahel eksib selles suunas, et ka võib-olla sellel kohtualusel tekib selline ootus lahendi osas, mida võib-olla tegelikult ei sünnigi? No ilmselt tuleks jälle vaadata siin Steni otsa, et tavaliselt on need kriminaalasjad, mis pälvivad avalikkuse tähelepanu, mitte niivõrd tsiviil- ja haldusasjad, et... Ja no seda tuleb tunnistada küll, et neid pealkirju vaadates inimesest räägitakse juba kui teo toimepannust. No eks mõnikord ongi väga raske teistmoodi asja sõnastada, kui ta näiteks koha peal kätte saadakse. Aga seda, kas te loete neid artikleid ise ja vaatate pealkirju? No, eks nad silma ikka jäävad. Et konkreetselt kui tegemist on minu kohtuasjaga, siis ma üritan mitte lugeda. aga no, vähemalt teadlikult kindlasti nendest kohtuasjadest või nendest artiklitest ennast mõjutada ei lase. Kuidas võiks kahtlustatav või süüdistatav ennast tunda, seda on raske öelda. Kuigi jah, ega ka kohtumenetluses on argumenteeritud, seda on kaitsetaktika seas nagu või kaitseargumendina välja toodud, et vot on juba sellised artiklid ja kõik juba arvestavad ja ootavad kohtult ja see on avalik surve kohtule. Aga kohtu jaoks on tõsiasi see, et kui mingi tõsine kuritegu on toime pandud, siis see avalik huvi, et mis seal siis toimuma hakkab, see on kohe algusest peale olemas, et juba politseilt, prokuratuurilt kõigelt oodatakse infot, et kohus ei saagi eeldada seda, et me menetleme nii kaua, kui meil seda aega läheb ja nii kaua ajakirjandus ootab. Et meie jaoks on see mõistetav, et ajakirjandus asja vastu huvi tunneb ja sellest oma arusaama järgi kirjutab ja no, fakt on ka see, et ka ajakirjandus kajastab siis seda, millist infot on andnud need, kellega ajakirjandus on suhelnud, et kas on prokuröri infoga tegemist või on kaitseinfoga tegemist. Et siin ongi olukord mõnikord ka see, et ega kõik see info, mida ajakirjandusele võidakse anda, ei pruugi lõpuks kohtumenetluses kohtulauale jõudagi. No see avalikkus on üks huvitav küsimus, et siin mõne kohtuasja juures on lausa kohtusaalis peetud otseblogisid, kirjutatud kõik tunnistajate sõnad samal hetkel üles, kui ta on neid kohtusaalis lausunud, mis loomulikult võib seda lõplikku otsust hakata mõjutama. Aga kuidas teie hinnangul üldse see avalikkus meie kohtusüsteemis täna on? Ilmselt tsiviilasjades väga sinna ajakirjanikke ei satu, aga siiski. Kas pigem peaks olema avalik või pigem kinnine? Ütleme nii, et on põhjuseid, miks osad menetlused peaksid olema kinnised. Ja no, tsiviilasjades on see, et kui menetlus kipub sinna ajakirjandusse üle kolima, mitte kohtusaalis olema. Et kui avalikkuse tähelepanu ja selle asja kajastamisega soovitatakse saada mingisugust tulemit, mis mõjutab siis seda tsiviilasja kulgu ka või siis selle menetlusosalise situatsiooni,
siis see on mõnes mõttes ajakirjanduse ärakasutamine, teistpidi ajakirjandus laseb ennast väga ilusti seal ka ära kasutada, sest see ju müüb. Et siin on nagu vastutustundlik ajakirjandus, et need faktid, mida esitatakse, peaksid olema igatpidi kontrollitud ja õiged ja need järeldused, mida tehakse, peaksid olema ettevaatlikumad. Ja osad asjad ikkagi peaksidki jääma kinniseks, et kui on tegemist ärisaladusega või näiteks mingi isikliku perekonnaelulise faktiga, mida tuleb kaitsta, siis need peaksidki olema kinnised menetlused. Jah, võib-olla siit jutujärje üle võtta, et kindlasti on erinevates menetlusliikides erinev see, kui avalik üks kohtumenetlus peaks olema, nii kohtuistung kui ka kohtulahend. Ja see sõltub lisaks menetlusliigile, erinev on see kindlasti kriminaalasjad on suurem avalikkuse tähelepanu, ka haldusasjad, kuna haldusasjades ju sisuliselt otsustatakse selle üle, kas konkreetne ametnik, konkreetne asutus on seadusega kooskõlas toiminud või mitte. Tsiviilasjades on seda avalikku huvi vähe, aga kindlasti sõltub see ka päris palju konkreetsest kohtuasjast. Palju tähelepanu on saanud üks viimane Justiitsministeeriumi algatus, millega piirati siis niinimetatud robotilõksu abil juurdepääsu kohtulahenditele, et masinloetaval kujul oleks kõik kohtulahendid automaatselt alla laaditavad. Siis selle algatuse kohta üks ajakirjanik ühes raadiosaates väga bravuurikalt hakkas kirjeldama, et tema hinnangul on see selgelt põhiseadusega vastuolus, et mis mõttes, et kas Justiitsministeerium siis eeldab nüüd seda, et ajakirjanik läheb sinna kohtusse ja kantseleis hakkab seda lahendit lugema, et see on ju põhiseadusega vastuolus. Mille peale mina automaatselt hakkasin mõtlema, oot, et mis aastal meil põhiseaduse vastu võeti, see oli aasta 1992. Seal on üks selline, tõepoolest põhiseaduses on üks siis selline säte, mis ütleb, et kohtumenetlus on siis nagu avalik, eelduslikult siis ka kohtulahendid on avalikud, aga mida aastal 1992 tähendas kohtumenetluse avalikkus? Mida tähendas kohtulahendite avalikkus? See tähendaski seda, et sa võisid minna kohtusse, kantseleisse ja vaadata, milliseid kohtuasju seal arutatakse, otsustada, kas sa lähed istungit kuulama ja seal kohapeal tutvuda nende lahenditega. Toona tähendaski kohtumenetluse avalikkus eeskätt seda. Ma olen kaugel sellest, et toetada sellist nii-öelda üksnes ajalool põhinevat põhiseaduse tõlgendamist, kaugel sellest. Loomulikult tuleb ajaga kaasas käia ja ka põhiseaduse sätete ja mõtete tähendus ja sisu muutub ja tänane avalikkus on midagi muud, mis aastal 1992, aga kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et oma sellistes väga kiiretes järeldustes, et see on põhiseadusega täiesti vastuolus, tuleks kindlasti olla ettevaatlik. Aga kuna see teema on siin päris palju avalikkuses viimasel ajal arutamist leidnud, siis võin kindlasti väljendada siin ka oma isiklikku seisukohta, et isiklikult see idee või mõte, miks Justiitsministeerium seda teeb, on minu jaoks kindlasti arusaadav ja ma seda toetan, lihtsalt võib-olla see meetod ei ole kõige õnnestunum. Võin tuua siin ühe väga lihtsa inimliku näite, mis pärineb tegelikult minu eelmisest töökohast õiguskantsleri kantseleist. Mäletan ühe inimese muret, kes oli otsustanud oma õigusi kaitsta töösuhtes, minnes kohtusse oma tööandja vastu. Tema jaoks lõppes kõik õnnelikult, aga ta lõpuks tuli sealt töölt ära, kandideerib uude töökohta, saab ära eitava vastuse, kandideerib uude töökohta, saab jälle eitava vastuse. Ja mis siis lõpuks selgus? Lõpuks selgus on see, et mõelge ise, et kui te olete tööandja, siis mis on esimene asi, mida te teete, et kui te uut inimest tööle võtate, te guugeldate. Mis on esimesed asjad, mis plopsidel sealt Google'ist ette tulevad, on see inimene on läinud oma tööandja vastu kohtusse. 3 korda mõtlete, kas te sellist inimest ikkagi tahate endale
tööle, et kui ta juba on selline, et läheb oma tööandja vastu, pigem siis mitte. Tema õnnetus oli veel see, et kuna tegemist oli sellise õigusvaldkonnaga, kus oli vähe kohtuasju olnud, siis see konkreetne kohtukaasus koos tema nimega siis leidis korduvalt tsiteerimist erinevates rahvusvahelistes raportites kui positiivse näitena ja ka erinevates magistritöödes ja bakalaureuse töödes ja erinevates tudengi uurimistöödes. Ja siis hakka võitlema selle Google'iga, et ta unustaks ära, et sa oled kunagi läinud oma tööandja vastu. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin lõpuks jõuda, on see, et kui me väga siukse helde käega kõiki kohtulahendeid isikunimedega avalikustame, siis tegemist on riigi poolt avalikustatava infoga, millel võivad olla inimese jaoks lõppastmes väga keerulised ja rasked tagajärjed, mida esmapilgul ei pruugigi hoomata. Nagu ma ütlesin, kindlasti on kohtuasju ja valdkondi, kus ilmtingimata peakski kõik lahendid olema isikunimedega kõik väljas, absoluutselt ei vaidle. Aga need on kaduvväike osa. 1, 2, 3, 4, 5%. 95% lahenditest tegelikult ei huvita ei avalikkust ega ka õigusavalikkust, juriste, praktiseerivaid juriste see, kes on see konkreetne inimene, kes läks kohtusse, kes on see konkreetne inimene, kelle vastu mindi kohtusse. Neid huvitab õiguse tuum. See küsimus, kuidas kohus konkreetse õigusküsimustel nendele faktidele tuginedes lahendas. Kärbes on ka äärmiselt huvitatud juriidikast, ma saan aru. Ehk teisisõnu, võib-olla peaks, ma pooldan seda Justiitsministeeriumi arusaama, et me peaks võimalikult vähe isikuandmetega lahendeid avalikustama, õigemini 3 korda mõtlema ennem, kui me seda teeme. Ja ülejäänud anonüümida, aga siis ja juurdepääs ilma selle nii-öelda roboti lõksuta, sest oluline, et see õigustuum õiguspraktika kujunemiseks oleks võimalikult hästi kasutatav ja kättesaadav. Nii, aga võtaksime selle teema kohta nüüd ka publiku seast mõned küsimused. Seal on käsi püsti. Tere, nimi on Evert Nõlv, olen õigustehnoloogia ettevõttest nimega Extendlo ja see viimane temaatika, kui toodi näide, et mindi oma tööandja vastu kohtusse, siis tegelikult meil ju nii tsiviil kui halduskohtu menetlused annavad võimaluse inimesel menetluse käigus juba öelda, et kui tuleb lahend välja, siis palun mu nimi sealt anonüümida ja näide Euroopa kohtust, Euroopa kohus enda kodulehel väga selgelt ütleb, et enne kui te meie kohtusse pöördute, siis siin võtke teatavaks, et need lahendid tulevad avalikuks, kõik otsingumootorid võivad kasutada, kõik ajakirjanikud võivad teid kajastada. Ehk siis kas siin ei oleks tegelikult kohtunikel selgituskohustus menetlusosalisele just halduses ja tsiviilis, et palun anonüümige mu nimi ära ja siis see põhjus, miks üldse takistada ligipääsu minust ei ole pädev. Pluss jah, anonüümida saab ka, siis teha kättesaadavaks ja kõik see muu. See on see küsimus sellest, et kuidagpidi seadusandja otsustab selle presumptsiooni seadusesse kirja panna, kas ta presümeerib, et kõik lahendid on isikunimedega avalikud, aga siis kui ükskõik kes teist läheb kohtusse, peab arvestama, et on suur tõenäosus, et teie nimi läheb avalikuks ja kõik saavad teada, et te olete käinud kohtus. Kas see presumptsioon on sedapidi, et eelduslikult on kõik nii-öelda avalik või presumptsioon on vastupidine, et see on see üks koht, kus tuleb küsimus väärtustest ja maailmavaatest ja erinevatest arusaamadest mängu, et see seisukoht, mida ma siin eelnevalt just kirjeldasin, kindlasti mitte kõik kohtunikud ei jaga seda seisukohta ja kindlasti ka mitte kõik riigikohtunikud ei jaga seda seisukohta. Et jah, kui presumptsioon on see, et kõik on avalik, siis jah, kohtunikul peaks olema see selgituskohustus, aga lõppastmes sageli sa jõuad kohtulahendi kirjutamisele, aga ma unustasin küsimata selle. Olen ise istungilt ära tulnud niimoodi, et ma unustasin, tuleb meelde, et ma pidin ju küsima seda, kas on okei, et see läheb nimedega üles, et jah, et aga see on üks variant. Minu meelest see praktika vähemalt tsiviilis juba eraisikute puhul on nii ehk naa isegi ilma küsimata.
et need võetakse ära, aga ilma selle robotlõksuta ma saan aru, et see on see uuem lisand sinna juurde. Ja tsiviilkohtumenetluse seadustik võimaldab seda ka inimesel küsida ja osadel juhtudel seda ka küsitakse, aga minu meelest nagu praktika nii ehk suundub sinna poole, et neid nagu anonüümitakse, aga seda robotlõksu nagu ei olnud siis, aga nüüd see on see uus juurdetulek, sest Riigi Teatajas tegelikult tsiviilasjades pole nimesid minu meelest juba päris tükk aega olnud. Nii, kas on veel küsimusi avalikkuse kohta? No nii. Tere. Alari, ma praegu korraldan seda festivali siin. Ma ei ole kindel, mis see avalikkuse teema oli, aga kas kohtunikud ise võiksid avalikumad olla? Mulle tundus, et mingi 10 aastat tagasi olid kohtunikud ikka need 90-ndatel paika pandud mingisugused tõnud, kes ütlesid, et loe kurat otsust. Mul pole siin midagi seletada. Ja siis hakkasid, ma ei tea, kas avalikkus või just min või pressiinimesed rääkima, et võiks nagu rohkem selgitada. Sest mulle tundub, et kogu see arutelu on veits sellest kantud, et inimesed on lollid, nad ei tea, kuidas on see loogika, kuidas karistust määratakse, mida tähendab proportsionaalsus, mis on üldse karistuse roll. Vahel Heili Sepp kirjutab kuskil Sirbis, mida loeb mina ja veel paar inimest, aga kas kohtunikud võiksid rohkem rahvaharidusega tegeleda, rohkem teha pressikonverentse, nagu mõni teeb. Riigikohus seletas viimati Ivo Pilving seal metsist ja seksist väga toredasti selle raudteeplaneeringuga. Ja. Rääkige rohkem. Kas te võiks rohkem rääkida? Ja mina arvan, et võiksid rohkem rääkida. Eks tänane üritus ole ka sellest kohtus. Aga selles mõttes, et mina räägin siis, kui minu käest küsitakse, ma ise nagu väga palju pole rääkima läinud, et tegeledes võib-olla perekonnaõigusega ja elatistega, siis iga see kaasus ei kanna ka endas nagu seda, et te võib-olla väga tahate teada seda kõike. Aga jah, ma üldiselt arvan, et kohtunikud võiksid ka pooltele rohkem rääkida. Et see kohtuotsus peaks olema see, et pooled saaksid aru. Ja mõlemad pooled saaksid aru. Kõigepealt üks pool saaks aru, et ta ja ei tunneks seda kaotustunnet, et võib-olla siis, kui me selgitame natuke rohkem, miks me niiviisi arvame, siis ka nagu pool on rahul rohkem, isegi kui ta ei saanud seda, mida tahtis, aga siis ta saab võib-olla aru, miks see niiviisi oli. Ja tõepoolest hea tähelepanek, et ka Riigikohus näeb päris palju viimasel vaeva selleks, et nii-öelda rääkida rohkem avalikkusega. Võimalik, et see on ka teatud mõttes mingites generatsioonides kinni, et kui ütleme nii, et praegusel hetkel on kohtusüsteemis toimumas põlvkondade vahetus, et järgmise 5 aasta jooksul läheb omakorda üle 70 inimese näiteks pensionile, kohtunik on üldse kokku 242, siis ja täna vähemalt Riigikohtus on enam-vähem see põlvkonna vahetus juba toiminud. Et erinevatel generatsioonidel on ilmselt ka veidi erinev arusaam sellest, et mis on see kohtuniku roll või kui palju peab ühiskond selgitama, et kindlasti ise riigikohtunikuna ma tõesti tunnen seda, et jah, kui me teeme olulise otsuse, Rail Baltic oli üks nendest, siis et seda keerulises õiguslikus rägastikus sisalduvat mõttetuuma anda lihtsamas keeles edasi. Tunnistan, et mul on olnud mõned kohtuotsused, kus vahetevahel tahaks kirjutada lihtsalt 2 lauset, öelda, et tegelikult on asjad nii. Aga sa ei saa sellega piirduda, sa pead kirjutama selle keerulise norme täis, eriti kui tegemist on Euroopa Liidu õigust puudutavate valdkonnadega, siis veel äärmiselt keeruliseid terminid sisaldava argumentatsiooniketi, sest ma tean, et see on alamastme kohtutele vajalik, kes on kõik juristid ja ootavad seda juriidilise argumentatsiooni käiku, miks selline järeldus tehti. Aga et siis seda nii-öelda lihtsates sõnades edasi anda seda tuuma, siis jah, tõepoolest näeme palju vaeva. Sten, ma tean, et teie olete olnud nagu ilusa eesti keele eestseisja kohtulahendites ka, et ei oleks see üks lause terve lehekülg pikk.
olen püüdnud. Jah, siin võib-olla üks probleem ongi kohtutel ka see, et ega me suhtleme pressiga, ka kohtud teevad pressiteateid, kohtud, kui ajakirjanikud küsivad, siis me vastame neile. Sellepärast, et meie huvides on tegelikult see, et üldsus saaks aru, miks me niimoodi otsustasime. Erinevatel kohtutel on võib-olla seda aega sellesse panustada natuke erinevalt, et ma julgen öelda, et Riigikohtul on kõige rohkem seda aega ja ma arvan, et Riigikohtul peabki olema kõige rohkem seda aega, sest nemad on need, kes, kui vaidlus on sinnamaani välja jõudnud, siis nemad ütlevad selle viimase sõna. Aga maakohtult ma isegi ei eeldaks väga mingeid pressikonverentse, sellepärast et maakohtu puhul see avalikkus ongi see, et kohus kuulutab otsuse suuliselt. Et seal ongi see otsuse kuulutamine ja kaasajal kriminaalasjades otsuse kuulutamine ei kunagi tähendas seda, et terve otsus, ükskõik kui pikad need põhjendused olid, loeti ette. Aga kaasajal on niimoodi, et kohtunik loeb ette selle, mida kohus otsustas, mis oli see lõpptulem ja siis selgitab suuliselt, miks ta niimoodi otsustas. Et siin on just kohtunikul võimalus nii-öelda inimkeeles ära rääkida ja eks kohtunikud on erinevad, on need, kellel õnnestub see paremini, kellel halvemini ja kohati võib see erinevus selle suuliselt edasi antud sisu ja kirjaliku otsuse vahel olla päris suur, et vähemalt kohtumenetluse pooltele ja ka teistele, kes siis otsuse kuulutamisele on kohale tulnud, neil on võimalus siis kohtult otse kuulda, et miks kohus niimoodi otsustas. Ringkonnakohtus ja pressikonverentse me tõesti ei ole teinud, aga jah, et me oleme vastanud alati, kui on mingeid küsimusi olnud ja vastanud ka andnud intervjuusid olen ise, et kui selle järgi on vajadus olnud, sest minu isiklik seisukoht on see, et kohtuvõim tugineb avalikkuse usaldusel ja avalikkuse usaldust ei saa olla, kui avalikkusele jaoks jääb selgusetuks, miks kohus ühe või teise otsuse tegi. Aga siin on see erinevus, et tsiviilis me liigume aina rohkem ja rohkem kirjaliku menetluse poole ja siis, kui kriminaaliseks esimeses astmes on vähemalt see pidulik kokkusaamine, kus siis kõik selgitatakse nii ära, olenevalt siis kohtunikust, siis tsiviilis võib juhtuda, et see pool ei näe seda kohtunikku mitte kunagi. Mis tähendab, et see kohtunik peab ennast läbi menetluse erinevate siis selgitust kirjade suutma selgeks teha ja sellesse otsusesse ka panema selle teksti sellisel viisil, et need pooled saavad aru, miks see otsus siis selline oli. Ja siis avalikkuse osa seal on muidugi ütleme, et üsna pisike, et keegi kohtuistungeid ei peeta, mis tähendab, et keegi ei saa tulla vaatama, miks ühte või teistmoodi asju vaadati ja ka otsust tegelikult ei näe enne, kui see siis jõustunud on. No nii, aga nüüd me oleme jõudnud meie järgmise teema juurde, mis ühtepidi jälle seondub selle eelmisega, ehk siis, et kas kohtunikel üldse oleks aega selgitada seda otsust nii, et iga inimene sellest aru saab. Ehk siis, kas meie kohtud töötavad liiga aeglaselt, kas ühel kohtunikul on korraga käsil liiga palju kohtuasju. Kui ma siin enne tänast uurisin, et kui palju siis, kui suur on siis kohtuniku koormus, tuleb välja, et tsiviilis on keskmiselt 417 kohtuasja ja kriminaalis on 300. See on siis aastas sisse tulnud asjad, et kui te maakohtus, et kui te nüüd paneksite ennast kohtunike rolli, see tähendab seda, et kui aastas laekub teile üle 400 kohtuasja, siis võite ise arvutada, mitu kohtuasjade päevas peaksite ära lahendama. No aga olge nüüd aus, kui tuleb 300 kohtuasja aastas, see on keskmiselt, ütleme laias laastus seal peaaegu iga päev üks. Kuidas te suudate keskenduda? Jah, see avalikkuse arusaam kohtumenetlusest, et kui esimene asi, mis küsid ilmselt suvaliselt inimeselt tänavalt, et võib-olla sa peaksid ilmestama kuidagi kohtumenetlust, siis esimene oleks kindlasti, see on selline bürokraatlik, suur ja kindlasti äärmiselt aeglane. Sa saad oma lahendi kätte aastate pärast. Selline kuvand on kahtlemata kahetsusväärne, aga see kuvand on kindlasti ilmselt suurelt osalt kujunenud ka, vaadates nüüd Steni otsa,
mõnede õnnetute kriminaalmenetluse, üldmenetluse asjade pärast, mis tõepoolest venivad ja mis võivadki venida lubamatult liiga pikaks. Ja millest räägib meedia, meediale meeldivad negatiivsed intriigiga lood ja neid muidugi ka üle võimendatakse, et sellest ongi tekkinud avalikkuse ees selline kuvand, et kohtumenetlus on midagi äärmiselt aeglast, venivat ja kulukat, kuigi tegelikkus on ilmselt ja ongi tegelikult midagi muud. Et kui tegelikult vaadata statistikat, jättes siis need mõned loetud arvu väga pikaajalisi kriminaalmenetluse, üldmenetluse asju kõrvale, siis tegelikult on Eesti kohtumenetlus üks kiiremaid Euroopas. Et oleme seal esikolmikus. Et need numbrid tegelikult nii tsiviil kui ka haldusasjades ei ole tegelikult midagi nii väga hullu. Sõltub ilmselt päris palju ka konkreetsest kohtuasjast. Nii on seadusandja näiteks haldusasjades lausa ette kirjutanud, et näiteks pakulastega seotud asju tuleb lahendada kiiremas korras või riigihangetega seotud asju tuleb lahendada kiiremas korras. Peast võin siin öelda näiteks riigihanke asja lahendamine aastal 2019 võttis halduskohtus aega 49 päeva. See ei ole sugugi aastaid. Loomulikult on siin võimalus ka veel edasi kaevata, aga ka ringkonnakohus ja riigikohus lahendavad neid asju kiiresti ehk teisisõnu see kuvand on pahatihti lihtsalt halbadest negatiivsetest näidetest tulenev, aga ilmselt võib-olla tuleneb ka sellest, et ühiskond ongi tänapäeval lihtsalt kiirem, et olukorras, kus meil on kõik mobiilis, toimub kiiresti, me tahame ka, et kõik asjad toimuksid kiiresti, nii ka kohtumenetlus, kuigi tegelikult see kiirus või siis ütleme aeglus, mis kohtumenetluses on sisse kirjutatud, sellel on väga lihtne põhjus, tagada menetlusgarantiid. Kui üheks kohtumenetluse aluspõhimõtteks on kuulata ära teine pool ja tagada õiglane menetlus, aga teise poole ärakuulamine ja õiglase menetluse tagamine võtabki pahatihti aega. Ehk siis sageli satuvadki need vastandlikku nii-öelda kaks pinget, ühel pool on see kiirus ja teisel pool on see menetlusgarantiide tagamise küsimus, et siis on see keskpunkt seal kuskil vahepeal. Ja mõnda asja ei saa kiiresti teha. No kuidas teha nii, et ikkagi see menetlus ei muutuks justkui nagu karistuseks iseenesest? Siin Nele juba tundis vajadust vaadata minu otsa. Ma pean ütlema, et minul ühtegi aastaid kestnud menetlust käes ei ole olnud. Aga jah, kriminaalasjades mõningad on, kuigi pean ütlema, et ka kriminaalasjades valdav osa menetlusi, sealhulgas ka valdav osa üldmenetlusi, mis on need nii-öelda kõige aeglasemad menetlused. Nende pikkus ka maakohtus on alla aasta. Et ei ole mingeid meeletult pikki ja asja enda menetlemine võtab tõesti mõnikord väga lühikest aega, et mõned päevad, et lihtsalt kuna nende asjade mass ongi suur, siis need asjad peavad mõnevõrra ootama. Aga mis nagu aitab seda massi nagu kohtul läbi töötada, üks asi ongi need kokkuleppemenetlused, mida aeg-ajalt heidetakse ette, et Eestis neid tehakse, ega neid tehakse ka mujal. Ja nende osakaal on suhteliselt suur. Ja et nende alusel siis öeldakse, et ka süüdimõistvate otsuste osakaal on suur. Aga sellega seoses tulebki öelda seda, et kui vaadata kuritegude statistikat, siis väga suur hulk ongi vargused, sealhulgas poevargused, joobes juhtimised, vägivalla asjad. Ehk seal ei olegi väga suurt sellist küsimust, et kas see tegu on toime pandud, kes on süüdi, mismoodi, et neid ongi võimalik suhteliselt lihtsalt ja suhteliselt kiiresti ära menetleda ja seal ei tekigi seda süü küsimust ja vaidlus ongi väikese osa üle, nii et see üsna väike protsent, mis on õigeks mõistmiste protsent, et see selles mõttes ei tohiks olla väga ehmatav. Aga nagu Nele ütleski, ka selle
nende pikkade menetluste puhul üks põhjus kriminaalasjades on just menetluslikud garantiid, sealhulgas seesama avalikkus, millest me just äsja rääkisime, sellepärast et üldmenetluses kriminaalasjade puhul on põhimõte see, et tõendeid tuleb kohtus uurida vahetult. Kohtuistungil, nii palju kui neid tõendeid on, need tuuakse istungil kohtu ette ja neid uuritakse kohtus. Nii et ka avalikkusel on siis võimalus näha, et kuidas neid tõendeid uuritakse, mis seal on ja et kohtul kujuneks siis selle menetluse käigus see arusaam, et mis siis toimus. Ja kui neid tõendeid on palju, siis see võtabki kaua aega. Ja see ei võta kaua aega mitte ainult Eestis, vaid tänaseks ette valmistades huvi pärast vaatasin, kuidas on teiste riikide kogemus, et neid pikaaegseid menetlusi iseenesest on vähe ka teistes riikides ja need pälvivad väga suurt pahameelt ka teistes riikides. Aga Saksamaal rekordmenetlus oli 591 istungipäeva. Et nad ei näidanud seda aastates, vaid konkreetselt istungipäevi oli kokku 591. Inglismaalt on üsna hiljutisest ajast nende kõige pikem menetlus kestis aastatest 2015 kuni 2017 ja see oli vandekohtu istung, mis tähendab seda, et need 12 vandekohtunikku olid rohkem kui 8 aastaks kistud oma tavaelust välja. Nad pidid kogu aeg selle menetluse juures olema. Et ka Inglismaal nähti sellest suurt probleemi. Ameerika pikim menetlus on umbes sama pikk, oli aastatel 87 kuni 90 ja öeldakse, et see oli ka siiamaani Ameerikas kõige kulukam protsess ja lõppes, ma nüüd ei mäleta, kas süüdistusest loobumise või õigeks mõistmisega. Ühesõnaga kokkuvõttes öeldi, et see menetlus tervikuna oli farss. Et nende pikkade menetlustega ka teistes riikides kipub minema niimoodi, et nende tulemus ei vasta ka avalikkuse ootusele. Et see ei ole mingi Eesti eripära, et meil mõnikord menetlused võtavad kaua aega. Et selle tingib see, et neid tõendeid peabki kaua uurima ja ka muidu niimoodi huvitav faktina tooks välja, et seda sama asja uurides, et kui kaua on menetlused kestnud, siis Briti pikim kohtukõne kestis 119 päeva. Et asjad võivad kesta, aga see ei ole tavaline, sellepärast et ka Inglismaal selle sama artikli raames, kus räägiti sellest 3-aastasest menetlusest, öeldi, et tavaline vandekohtu osalemise kohustuse aeg on 10 päeva. Ehk siis tavaline menetlus on 10 päeva, aga mõnikord võib olla aastaid. Eestis samamoodi. Muide, kiirelt siia vahele tõepoolest vandekohus, mis on meile suhteliselt tundmatu asi. Kuidas see Eestis töötaks? No meil on aeg-ajalt rahvakohtunikud kaasatud istungitele, ainult kriminaalasjades. Aga kuidas teile tundub, kas Eesti on valinud õige tee? Seda on, mul iseenesest vandekohtusüsteem on sümpaatne. See on mõnes mõttes loogilisem kui meie rahvakohtunike süsteem, sest Eestis rahvakohtuniku süsteem, rahvakohtunikul on otsuse tegemisel võrdsed õigused kohtunikuga. Ehk maakohtus raskemates kriminaalasjades, näiteks tapmiste puhul, üldmenetluses kohus arutab asja niimoodi, et eesistujaks on professionaalne kohtunik ja tal on 2 rahvakohtunikku. Ja need 2 rahvakohtunikku põhimõtteliselt võivad hääletada üle selle ühe kohtuniku. Ja nemad ei pea lähtuma nii-öelda sellest õiguslikust argumentatsioonist või neile võib seda tuua, aga eelkõige nende puhul on põhiküsimus see südametunnistuse küsimus. Vandekohtu puhul on vandekohtunike pädevuses on mitte niivõrd siis õigusliku küsimuse lahendamine, vaid fakti küsimuse lahendamine. Kas nende tõendite alusel on näidatud ära, et see inimene on teinud seda. Et see on selline tavainimese tunnetuse küsimus, täiesti loogiline. Mis võib vandekohtu puhul probleem olla ja mis on Eestis juba rahvakohtuniku puhul probleem, on see, et kuidas neid inimesi saada sinna kohtusse osalema, sellepärast et see kisub nad tavaelust eemale. Et
ja see ei ole tasustatud ka, eks ole? Saab mingisugust kompensatsiooni, aga töötasu kui sellist kohtuniku palka nad ei saa. Ei saa Eestis, ei saa ka Inglismaal ega Ameerikas vandekohtunikud. Et ka Inglismaal, kui ma lugesin vandekohtunikele infot nende ametlikul koduleheküljel, kus siis selgitati inimestele, et mis see tähendab, et kui tema saab kutse vandekohtunikuks, siis seal oligi kirjas umbes nii, et on ette nähtud teatav kompensatsioon töötasu saamata jäämise eest. Ja just kui ma lugesin selle 3 aastat kestnud menetluse kohta Inglismaal, siis need vandekohtunikud ütlesid, et väga raske oli pärast seda 3 aastat uuesti tavaellu naasta. Nad olid kistud täiesti tavaelust välja ja nad täiesti siiralt ütlesid, et meid jäeti täiesti abita. Me oleksime vajanud psühholoogilist abi, et uuesti harjuda tavaeluga. No nii, aga selle teemaploki lõpetuseks taaskord, kas nüüd on publiku seas tekkinud küsimusi? Tere, olen Annika. Ma tuleksin korraks perekonnaõiguse juurde, kui lubate. Et keskmine hooldusõigus menetluskohtus lahendatakse kuskil 147 päevaga, aga on väga-väga palju juhtumeid, kus tegelikult need hooldusõigusvaidlused jäävad kestma 4-5 aastaks. Et kui me rääkisime ennem siin sellest aja raamist või mõistlikkuse printsiibist, siis kas selles osas ka, mis puudutab hooldusõigusvaidlusi, on kuidagi võimalik määrata seda ajaraami, et see ei veniks 4-5 aasta peale, et kas on kuidagi võimalik seda määrata? Kindlasti on, aga kas on vaja? Selles osas, et miks ta venib 4 aastat? Kas see 4 aastat tähendab seda, et kohtunik ei tee mitte midagi või tegelikult toimub aktiivne protsess lepitamisel? Just, et pigem jah selles, et on hästi pikk protsess lepituses ja ka see, et lapsevanemad siis esitavad aina uusi taotlusi, uusi kaebusi, aga kogu selle ajaprotsessi sees on kannatajaks laps, kes on selle vaidluse keskel. Ja, aga see laps jääb kannatajaks ka pärast seda protsessi, kui seda protsessi ära ei vaielda. Et mina olen see, kes pooldab lepitust. Ma arvan, et hooldusõiguse vaidlused tuleks enne, kui üldse kohtusse keegi pöördub, üldse püüda seda lepitusmenetlust seal rakendada. Ja mina olen see, kes arvab, et ei pea hooldusõiguse vaidlusi lahendama kohe plaksti, vaid see protsess, mis loomulikult kestab, aga aktiivselt poolte koostöös. Kui see koostööd ei ole, kui ei ole võimeline see vanemate paar minema lepitusse ja tegema seal mingisugust tööd, siis muidugi, siis tuleb see asi ära lahendada. Aga kui seal on ikkagi näha seda, et need inimesed saavad siis neutraalse osapoole juures milleski kokku leppida, siis tuleb neil lasta seda teha, sest kui kohus teeb selle määruse ära ja tegelikult pooled ei ole nõus sellega, siis ju see protsess läheb edasi, siis me läheme edasi sinna siis kohtu kaudu lepitusmenetlusse ja põhimõtteliselt see laps kannatab ju ikkagi. Et ma arvan, et hooldusõiguse küsimusi ei saa lahendada väga kiiresti, kuid selles menetluses peab olema kindlasti abi. Et kohtunik ise ja ka tegelikult kohalik omavalitsus ja siis lepitusorganid, kes aitavad need vanemad jõuda sellele teele, et nad mingisuguse kokkuleppe sõlmiksid. Kas te näete, et see abi on praegu piisav? Ei ole. Aga meil on nii palju asi paremaks teinud. Mul on nüüd see väga lühike kogemus 1,5 aastateks, et ma siin ei saa niisuguseid põhjapanevaid järeldusi teha, aga sellest aastat tegelikult meil on võimalus suunata inimesed lepitusse, mitte siis nüüd enam ainult nende enda raha eest, vaid meil on mingisugune võimalus ka neil tasuta lepitust saada. Ja mina olen seda aktiivselt kasutanud, siiamaani mul menetlustes, nad käivad lepitustes, nad on kõik need pooleli, sest see protsess hakkas kuskil veebruaris pihta, koroona tegi oma töö, et mul on suur usk sellesse, et see aitab neid inimesi. Aga ma hoian silma peal neil selles osas, et nad ei saa seal oma ette mitte midagi teha, vaid nad peavad aktiivselt tööd tegema. On siis hooldusküsimuse lahendamine pigem selline emotsionaalne protsess või tuleb ikkagi kuidagi püüda seal faktide rägastikus siis selgust saada, et
et kas tegemist on tegelikult üldse õigusvaidlusega või on see pigem vaidlus tunnete üle ja kuidas neid kõige paremini juhtida? no ega seal tõesti seda õigust on omajagu, aga ikkagi selle õiguse sisustavad need emotsioonid ja enamasti on suur pettumus ja võimetus teha koostööd ja arusaamatus sellest, et olenemata sellest, et see paarisuhe on katki, siis vanemlik nagu suhe ju jääb alles. Ja püüdes nagu seda vanemlikku suhet ja seda kolmiksuhet või noh, oleneb kui palju neid lapsi on, toetada, siis ma arvan, et kohus on seal nagu ise osaliselt lepitaja, aga kuna meie ettevalmistus kohtunikuna on ikka psühholoogia osas ikka väga nigel, et siis mina hea meelega jätan selle kompetentsemate isikute teha ja noh, tegelikult tuleks riigil ikkagi see osa nagu vanemlike koolituste ja selle lepituse osas nagu tugevasti toetada. No nii, aga publikust veel küsimusi. Tervist, olen Elari, olen õigusteaduse üliõpilane. Ma puudutaks korra seda teemat, mis te rääkisite, et avalikkuse nii-öelda usaldus kohtusüsteemi peab olema väga tugev, et siis nagu see asi töötab ka. Ja ma tooks natuke sisse, mis mind on tegelikult päris pikalt paenud, on poliitika ja nii-öelda õiguse mõistmine. Et väga prominentsed sõnavõtud on olnud kohtu suunas ja väga kriitilised kohtu suunas, mis mingil moel ka mõjutavad tegelikult avalikkuse arvamust. Ja minu küsimus on pigem see, et kas ja kui palju selline avalik diskussioon siis poliitikute tasandil mõjutab kohtuotsuste tegemist. Et kui palju teie olete tundnud seda, kui palju te olete näinud, et see nagu mõjutab või kas see üldse mõjutab, kas see on üldse oluline, et poliitiline diskussioon kohtusüsteemi õigluse ja nende samade trotside otsuste üle nagu mõjutab kohtuotsuseid? Kohtunikuna olen ma kindlasti mures selliste sõnavõttude üle. Loomulikult me loodame rahva usaldusele, et tõepoolest nii-öelda kehtiv süsteem, kus kohus on sõltumatu ja mõistab õigust üksnes lähtudes südametunnistusest, põhiseadusest ja seadusest, jääb paika. Aga loomulikult me peame ka kohtunikuma selles mõttes vaatan neid arenguid murega, et me võiksime silmad kinni panna ja öelda, et meid ei huvita see, et me oleme eluaegselt ametisse nimetatud ja mis siis. Aga me teame, mis on juhtunud Ungaris. Me teame, mis on juhtunud Poolas kohtusüsteemidega. Me teame, mis on juhtunud veel mõnes Euroopa riigis kohtusüsteemiga. Ja ainus vahend selle vastu, et Eestis nii ei juhtuks, on see, et kohtud saavad ja peavad lootma avalikkuse toetusele, et kohtunike usaldusväärsus oleks tagatud, et iga kohus, iga kohtunik peab selle nimel vaeva nägema, et selgitada oma otsuseid, rääkida avalikkusega, et see usaldusväärsus, mille me oleme saavutanud, see usaldus, mis meile on antud, see jääks püsima, sest usalduse saavutamine, nagu öeldakse, on väga raske töö, aga selle kaotamine on väga, väga hõlbus ja nagu me näeme naaberriikidest, võib see nii juhtuda. Siin tahaks öelda seda, et nii nagu ma enne juba rääkisin, et võimude lahususe kaasaegne põhimõte ongi tasakaalu küsimus, et siin peabki võimude vahel diskussioon olema ja kokkuvõttes kõige olulisem loomulikult on seadusandja tahe ja loomulikult võib poliitik olla väga kriitiline kohtu suhtes. Ainult, et minu arusaam on see, et siis see kriitika peaks kuidagi kanaliseeruma sinna, et seadusandja siis mõtleb, et ahaa, mina kirjutasin seaduse niimoodi, kohus tõlgendab seda nii, ei ole päris nii, nagu ma mõtlesin, teen seaduse paremaks, kirjutan seda nii, nagu mina mõtlesin. Et ei peaks olema see, et siis minnakse kuidagi kohtuniku kallale, et mida ma nüüd selle kohtunikuga saan teha, vaid see, et mida ma saan selle seadusega teha, mida kohus minu meelest valesti tõlgendas. Liina. Ma tahaks küll loota, et mind kohtunikuna see avalik diskussioon minu staatuse üle ei mõjuta, sest ma ei saa, sellisel juhul ma ei saaks
kohtuniku töötada, sest ma pean ikkagi tegema otsuseid vastavalt oma südametunnistusele, seadusele ja see, mis seal kuskil tagapool nii-öelda mind potentsiaalselt ähvardab, ei saa minu otsust mõjutada, sest sellisel juhul ma olen vale inimene seda tööd tegema. Meil veel natukene aega on jäänud. Võtame veel ühe küsimuse. Ahah, seal keskel. Ja aitäh Justiitsministeeriumist, Helen, ja jätkates seda viimast mõtet, et kui seadusandja tahe võib-olla pole nii selgelt väljendatud, et kuidas oli mõeldud ja kohus selle risti vastupidi siis rakendab. Kõigepealt mulle väga meeldib see mõttekäik või see mõiste trots või kohtulik trots ja kui ma mõtlen trotsist kontekstis, siis see on kindlasti üks võib-olla maailma targim trots. Ja võib-olla omakorda siia nagu teiselt poolt vaadata, seaduslooja poolt vaadates, et võib-olla võime me omalt poolt ka Justiitsministeeriumi poolt rääkida ka omapoolsest sellisest trotsist. Ehk siis ja mulle väga meeldis see viimane mõttekäik ja olen ka mina lugenud võib-olla mõnda seda kohtulahendit 3 alguse sarjaga ja lõpetanud lugemise ja alustanud e-kirjaga, et võib-olla kohtunikele, aga kuidas üks ministeeriumi ametnik kirjutab siis kohtunikule selle lahendi oma arvamuse. Mul on väga palju drafte, kus ma olen jätnud need saatmata. Ehk siis kui väga selgelt, kas või see üks viimaseid lahendeid, et kui riigi vastutus on väga selgelt eristatud, et mis on seadusandja viga, mis on selle rakendaja viga ja kui kohus lõpuks ütleb, et see pole vahet, vaid et see ebaõiglus tuleb likvideerida ja ehk siis nende õiguslooja poolt vaadates, et täiesti nagu seadusvastane, mitte öelda seda õigusvastane, sest et inimene sai ju lõpuks ometi kohtult selle õigluse, mis minu poolt vaadates on seadusvastane. Või kui paar aastat tagasi seadus muudeti täiesti väljakujunenud kohtupraktikat, öeldes, et kuna ülikoolid on nii autonoomsed, on põhiseadus nimetatud, siis nüüd ometi nemad saavad anda üldakte määruseid ja 6 aega hiljem tegi siis kohus öeldes, et ei, see on ikkagi üldkorraldus, et vabandan teiste eest, kui läheb liiga keeruliseks teemaks. Ja need kõik, kui kohus mõne otsuse teeb, siis seal ongi 2 tunnet, et kui nüüd on see õiglus, mis on seaduse vastane, siis on ju see ühiskonna vaates hea. Aga kas nüüd, ega enne see trots tekkis kohe trots, et kohtulahendid on nagu täitmata, eks. Aga võib-olla on see teadlikkus, miks me neid ei täida, sest et me arvame, et see seadusandja tahe on hea. Aga nüüd, kas on nüüd kommunikatsioon või miski muu, et mida me siis saaksime nagu veel paremini teha, et kui me kirjutasimegi, et me muudame kohtupraktikat, edaspidi anda määrus üldaktina, et kas me peaksime siis nagu veel midagi paremaks teha, aga ma vist juba hakkasin heietama, aga mulle väga meeldib see diskussioon ja võib-olla mis oleks meile mugavam oleks see, kui siis kohus pigem siis tunnistaks põhiseadusega vastuolus olevaks mõne lahenduse, kui teha selline lahendus, mis on nagu risti vastupidi selle seaduse tahtele. Sest tõesti see riigivastutuse lahendi kontekst, et seda tekitas koheselt väga terava diskussiooni, et minna vastuolu nende oluliste täiesti erisuste, kontseptuaalsete erisustega ja teha üks selline kokteil, mis aitab inimest, aga mis muudab seda süsteemi nagu põhimõtteliselt olematuks, nii nagu ta kunagi loodi. Aga mul on ainult sellised nagu küsimused või kahtlused. Suur tänu selle suurepärase kommentaari eest, et meil ongi tegelikult nüüd aeg lõpumõteteks, et võib-olla kõikidelt kohtunikelt veel selline tore kokkuvõttev trotsist sündinud mõte. Minul kindlasti mingit trotsi ei ole ja tõukudes Heleni mõtetes tegelikult kindlasti pooldan ma avatumat kohut, avatumat nii laiemale avalikkusele kui ka avatumat nagu siin välja toodud õigusloojatele
ja ükski kohus, kaasa arvatud Riigikohus, ei peaks kartma kriitikat. Minu meelest on see äärmiselt tervitatav, kui kohtulahendite üle avalikkuse ees arutletakse, tuuakse välja head, aga ka kindlasti halvad küljed. Loomulikult ka juristide omavahel juriidikaveergudel. Ma ei tea, kas või tänane näide, et täna hommikune kohtumine keskkonnamõju hindajate ja planeerijatega teemal Rail Balticu kohtuotsuse järelmõjud. Äärmiselt meeldiv ja huvitav diskussioon oli. Et ühesõnaga, kokkuvõtlikult, kui te tunnate, et teil on midagi südamel seoses kohtutööga, kohtusüsteemiga, kohtulahendiga, siis ärge jätke seda kindlasti oma teada, et kohtunikele meeldib diskussioon. Liina. Ja ka ikkagi ei tee trotsist neid otsuseid ja kindlasti olen inimene ka selle kõige juures, et ei saa öelda, et kohtunik on masin või robot, on omad veendumused, on omad arvamused ja eks need peegelduvad ka nendest kohtuotsustest, aga ka nagu Nele just ütles, et see avatud, et kohus ei ole seal kuskil püüne peal. Tegelikult on kohus selleks, et inimesed saaksid tsiviilkohtus siis oma mingisuguses lepingulises või siis perekondlikus suhtes rahu. Ja kõige parem oleks see, kui mõlemad pooled oleksid rahul. Mina oskan öelda ainult seda, et ma ise iga otsust kirjutan alati nii hästi, kui ma oskan. Ja ma eeldan, et kõik mu kolleegid teevad ka seda, et keegi ei tee seda midagi trotsist, vaid ikkagi püütakse konkreetset kohtuasja lahendada nii, nagu konkreetsele kohtunikule tundub, et selles õiguslikus olukorras on õige. Ja mulle tundub ka, et see vast õnnestub järjest paremini, vähemalt vaadates seda, et kui palju, vaadates kohtute statistikat, et kui palju juba maakohtu otsustest jääb jõusse, kui vähe üldse maakohtu otsuseid edasi kaevatakse ja kui palju ringkonnakohtu otsuseid jääb jõusse, siis ma eeldan, et kohtunikud teevad head tööd. Suur tänu kõigile, aitäh kuulajatele, vaatajatele. Ja mõtleme siis kõik selle trotsi peale. Aitäh teile!